12. novembril valiti Viimsi vallale uus vallavanem. Koalitsioonikandidaat oli Alvar Ild, opositsioonikandidaat Priit Roobas. Tulemused olid ette teada ning hääletamine formaalne. Sellele vaatamata tegi opositsiooni esindaja Jan Trei ettepaneku, et seekord erinevalt volikogu esimehe valimistest ei kasutaks koalitsioonisaadikud värvipliiatseid. See ettepanek hääletati maha. Kui endast rääkida, siis olen selle valla elanik pea 25 aastat. Tõsi, peab ütlema, et aktiivse tööaja perioodil ei olnud aega väga süveneda vallas toimuva üle. Nüüd, kus mul on natuke rohkem aega, nõustusin ma liituma selle meeskonnaga, kes täna on volikogus enamuses ja selle meeskonna eesmärgid valla valitsemises on kirjeldatud, sellest on palju räägitud ja mina omas töös kavatsen sellest kinni pidada. Tervist ka minu poolt kõigile, kes ei tunne siin on saalis inimesi, kes ei ole minuga varem kohtunud ja ei tea minust midagi. Siis pean lühidalt ütlema seda, et olen kogu oma teadliku elu Viimsi vallas elanud. Nimi on mul Priit Roobas. Miks selline väljend teadlik elu? Kindlasti sellepärast, et tõepoolest, nii palju kui ma ise ennast mäletan, olengi ma Viimsi vallas elanud ja Randvere külas. Lühidalt minu taustas siis seda, et olen õppinud Tallinna Tehnikakõrgkoolis, tudeerinud Tartu Ülikoolis sotsioloogiat ja laiemalt võiks ütelda, et ise pean, et minu kõige suurema kogemuse ja teadmise on tegelikult andnud mulle selline ülikool nagu Universitas Vita, ma arvan, et kõik saavad sellest aru. Sotsiaalsest poolest nii palju, et olen olnud Randvere külavanem, seda juba täna siis 5. aastat. Olen olnud volikogu esimees, olen osalenud ka Viimsi valla volikogu komisjonide töös. Ja miks siis täna vallavanemaks ikka sellepärast, et ma arvan, et selle 4 aastaga ma olen näinud, mida tegelikult tegema peaks, mida tahaks teha. Mul on olemas kogemus, ma ei pea seda täna välja mõtlema, mis vajab tegemist, sest et paraku mul lihtsalt on olemas informatsioon. Kuidas edasi minna? Ütlen niimoodi, et kui sellist suuremat pilti vaadata, siis põhimõte on nagu see, et tegelikult peab kogu valla areng olema tasakaalustatud. Paraku keskkond ja ühiskond võib-olla ei anna sellist head võimalust meile, aga kui mingisugusel momendil oli kinnisvarabuum, siis paraku on mindud selle asjaga kaasa ja ka Viimsi vald arenes. Nüüd selle tagajärjed on meil kõigil käega katsuda ja näha ja kindlasti edaspidistes arengutes me peame lihtsalt paraku mõtlema selle peale, et ükskõik milline on väline surve, me peame suutma seda tagasi hoida ja lahendada ikkagi kõiki probleeme, mitte ainult ühte valdkonda, ühte lahendust. Eetikakuninganna Kaja Kallas koos saatekaaslase Urve Paloga on oma töö teinud, käed puhtaks pesnud ning jalga lasknud, jättes endast maha hämmingu ning usaldamatuse. Tõesti, kuna praeguse hapralt koos püsiva koalitsiooni liikmete vahel on selline umbusaldus, siis on meie oletus, et see koalitsioon ei püsi üle 3 kuu. Seniks aga hoidkem piip ja prillid.